All systems are go. We're about 90 seconds from the launch of Space Shuttle Discovery. And liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Seksuaalahistamisjuhtumitest olen hakanud kuulma ka Eestis. Isegi Eestis räägitakse ebasobilikust seksuaalkäitumisest tööl. Nagu olekski midagi, mida võiks nimetada sobilik seksuaalkäitumine tööl. Muidugi Eestis oleme alati valmis käitumise piire äärmuse poole tõukama. Kuigi hiljutised ahistamisuudised on pärit Ameerikast, peaksime juhtumit perspektiivis vaatlema. Läbi ajaloo on võimukamad mehed kasutanud alluvaid naisi. Oleme kõik teadlikud Rooma keisritest Tiberius ja Caligula. Võimalik, et vähem teavad Inglise kuningast Richard Esimestest või Richard Lionheart või Lõvisõda, kes juhtis 3. ristisõda, aga kelle vassallid pöörasid tema vastu, sest Richard kasutas vassallide naisi ja tütreid. Samuti Ameerika juht president Trump on rutiinselt näidanud ebasobilikku seksuaalkohtlemist. USA presidendi valimistel kandidaat Trump rääkis, kuidas tal meeldib naisi kiisust kombata. I moved on her and I failed. I'll admit it. Whoa. I did try and fuck her. She was married. That's huge news, Sarah. No, Nancy. Yeah. No, this was marriages. And I moved on her very heavily. In fact, I took her out furniture shopping. She wanted to get some furniture. I said, I'll show you where they have some nice furniture. I took her out furniture. I moved on her like a bitch, but I couldn't get there. And she was married. Then all of a sudden I see her, she's now got the big phony tits and everything. She's totally changed her look. I gotta use some Tic Tacs just in case I start kissing her. You know, I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. You just kiss. I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything. Whatever you want. Grab them by the pussy. You can do anything. Pull the ham. Hello, how are you? Hi. Ameerika president nüüd toetab tuntud pedofiili Roy Moore'i, kes kandideerib USA senatisse. Moore ahistas 14-aastaseid tüdrukuid, kui tema oli juba keskeas ja turvamehed keelasid teda kaubanduskeskustest, kus teda tunti noorte tüdrukute ahistajana. Trump võiks tagasi võtta oma toetust Moore'ile. Ja ta juba tõmbas ju Pariisi kliimalepingust välja. Võiks soovitada ka Moore'il ka välja tõmmata. Eesti endine peaminister Rõivas sõitis Malaisiasse, kus tema kompamine sealgi silma paistis. Rikka USA filmiprodutsent Harvey Weinsteini ahistamisintsidendid tulid ka päevavalgele. Ja Eestis tuleb välja, et mitte ainult mehed pole süüdi ahistamises, vaid ka naised. Endine Eesti miss Laura Kõrgemäe saatis promotüdrukud Euroopasse prostitutsioonile. USA's algas tsautsumisliikumine, hashtag või trellid MeToo, kus tüdrukud ja naised, keda on ahistatud, saavad oma kogemusi valgustada. Eestis see Kõrgemäe intsident tõestab, et kõik pole alati meiste süü. Kuidas Kõrgemäe värbas Eesti kergemeelseid tüdrukuid, ma ei saa sellest üldsegi aru. Millises tööohutustreeningutel promostuudid siis osalesid? Millised töövahendid nad kohvritega siis kaasa viisid Euroopasse?
kummikindad, põlvekaitsmed, käerauad, dildod, kondoomid, võib-olla isegi need uuemad kondoomid, need barbecue kondoomid ribidega. Naised tahavad mehi, kes teiste naistega ei seksi. Luisa Värk oleks pidanud abielluma mingi mehega, kellega mitte ükski naine ei taha seksida. Meeste seksuaalnälg on selline, et ega nad ei ahista ainult naisi. Loomad tulevad ka ette. Süüfilis on pärit 4000 aastat tagasi. Kujuta ette, mingid karjased on mäekünkal ja arutavad linna minekut. Üks aga ütleb, et kuule poisid, teie minge ikka koos, mina jään siia. Minul on siin täitsa okei. Ja kui kitsed seda kuulevad, hakkavad kohe laiali jooksma, välja arvutud see üks süfilishaige, kes eest ära ei saa. Ja ei paha. See räägitakse, et HIV on pärit ahvidelt mingi 70 aastat tagasi. Oli jälle kindlasti mingi geograafiline uurija Kesk-Aafrikas, kes ütles oma meeskonnale, ei poisid, teie minge linna üksinda, mina jään siia, mul on siin täitsa okei. Iga päevaga lähevad asjad hullemaks. Peame meeles, et ahistamine pole poliitikute probleem, see on meeste probleem. Oleks ainult 3 meest paaris, mingi Harvey Weinstein, filmiprodutsent, mingi Kalsu Taavi Rõivas ja Donald Trump, korralik tüdruk, valiks koju minna tsüaniidiga, mitte nendega. Tänu nende uudistele tüdrukud ja naised tunnistavad, et neid on kah ahistatud. Ja mehed räägivad, et nemad ei usu seda. No muidugi, mehed ei tea ju naistest mitte midagi. Minusugused arvame, et kui mingi naine on lubanud peenisega tuppe, siis ma temast midagi tean. Aga see on täpselt selline teadmine, nagu kui mõne naine peaks ennast inseneriks, sest kord sõitis tunnelist läbi. Paar kuud tagasi vallandas Fox uudisteagentuur nende kõige populaarsema kommentaari saatejuhi, Bill O'Reilly, sest tema oli sari ahistaja. Ühele naisele oli ta maksnud $32 miljonit, et see avalikustaks tema seksuaalkohtlemist. $32 miljonit! No, mida oleks võimalik naisega teha, mis vajab $32 miljonit varjuraha? Seks jänku kostüümides, libe seks margariinitehases, Hitleri moodi koprofiilia. Piibli kuningas Herodes tappis oma naise, säilitas laiba meega ja seksis selle laibaga 7 aastat järgi mööda. Aga isegi sellised perversioonid pole väärt $32 miljonit. O'Reilly perversioon pidi olema palju hullem. See on sama kindel kui pilvised päevad Eestis. Ahistamine pole ainult seksist, see on võimust. Pole küllalt, et meie võtaks Rõivase saadiku õigused ära, viskame Harvey Weinsteini oma firmast, Trumpi Valgemajast või saatejuhid telekanalitelt. Uus munn tuleb ikka asemele. See probleem on organisatsioonide ladvikus.
ladvikust tuleb alati mingi muu munn asemele. Mina pakun lahendust, et iga kord, kui mingi mees ahistamisega vahele jääb, ei piisa sellest, kui teda vallandad. Võiks teda asendada naisega. Eesti ahistamispoliitika võiks olla, tuled oma munniga, asendame naisega. Ahistamine USA's on toonud tõsiseid tagajärge. Olen rääkinud, et Weinstein filmiprodutsent on oma firmast lahti lastud, Bill O'Reilly, Fox uudiste ja kommentaator kaotas oma töökoha. Just nädal tagasi kaotas Matt Lauer, NBC hommikuprogrammi saatejuht, oma töökoha. NBC juhtkond väitis, et sellel momendil, kui nad teada said, et Laur ahistas naisi, siis lasti ta kohe lahti. Aga on näha, et tema käitumine on ennegi silma paistnud. Drink it in, ladies. Again, Matt? Really? It's the third time this week. Did your mommy give you those? Stop it. You're making me lactate. Yeah, get it while it lasts. Esindajate koda John Conyers, kõige staažikam kongressi liige, sunniti lahkuma kongressist. Senator Al Franken, keda mitmed naised on süüdistanud kompamises, lubas kongressist lahkuda. Esimene president Bush, kes lubas endast ja naisaustajatest pilte teha, leidis, et ratastoolis istudes tema käsi ei ulatunud naise vöö kohale, vaid jäi kuidagi pepule pidama. Bush muidugi vabandas ametlikult rahva ees ja tunnistas oma häbi. Need näited tõendavad, et ahistamist ei tohi taluda töökohal. Nagu minu sõbral meeldib öelda, naiste trussikud peab pehmelt maha rääkima, mitte maha nõudma ja muidugi mitte kunagi seda töökohal. Mina mõtlen alati selle peale, kuidas Eesti valitsus oleks ausam ja õiglasem. Oleks olnud tore, kui oleks ka Eesti trellid Me Too liikumine ja meie viljad ja meie sirjed ja meie Luisad oleks varakult tõmmanud piiri mõne poliitikule. Ahistamine pole sobilik, et ei firmades ega valitsuses. Praegu on õige aeg ennetada tuleviku ahistamisjuhtumeid. Kui olete ise kogenud ahistamist või teate ahistamisjuhtumitest, tšautsu oma teadmised kasutades hashtag või trellid MeToo Eestis. See pole ju raketiteadus.